Tere hommikust! Täna on august, ma arvan 13, ma ei tea, keegi kirjutab mulle. Täna on igatahes neljapäev, nii palju ma tean. Ja me oleme nii palju puid saanud, et oh my god, kus on vlog. Ja ma olen üritanud seda vlogi 50 korda teha. Aga ma lihtsalt mõtlen, et ma vuristan siia vahele, et mida me vahepeal teinud oleme. No, esiteks obviously me käisime Istanbulis. Kodus Eestimaa pinnal jõudsime olla vist need 2 päeva, kui ma õigesti on 2 päeva. Jah, ma arvan küll. Ja tagasi me oleme lennujaamas. Meie missioon on minna Istanbuli ja vaadata siis üle kõik meie tooted. Märten tahab teha mingit laokontrolli. Kaupara kinnitada, üle vaadata, suvalised pakid lahti teha, vaadata, kas kvaliteet vastab sellele, mis me tahame. Just, see on meie plaan. Ja süüa. Saad sa aru, me oleme nüüd teist korda lähme ühte hotelli Istanbulis ja selle kõrval on üks imeline restoran, kus saab ülihead lammast. Ja also Istanbulis pidi hea ilm olema, nii et tulge meiega kaasa, vaatame, mis Istanbulis juhtuma hakkab. Me oleme Istanbuli lennujaamas nüüd. Siia sõit läks väga kiiresti, väga valutult. Ma võtsin bookingu kaudu transfeeri ka ja nüüd me ootame transfeeri, aga mul on nii rame janu. Et võtame väikse. Kurat, need on kõik klaasist pudelid. Vahet ei ole. Ma pean teid ära panema, mul ei mahu asjad kätte. Lennujaamale kombel mind on röövitud 2 jääteed ja 1 vesi 10 € 50 centi. I will never financially recover from this. Aga muidu on väga tore. Meie taga on meie driver. Õues on 30 kraadi. Ja meie lähme lammast sööma, on ju, kohemaid. Kohemaid, ma ei tea, kas lähme kohemaid äkki riidetama või? Meil on siit tegelikult tund aega sõitu või siit lennujaamast hotelli. See hotell on meil suht nagu vanalinnas, vaata. See on päris kaugel. Aga pole hullu, mul on nii hea meel siin tagasi olla. Sel aastal vist ma ei tea 5. korda. Aga I love it. Täielik pettumus, jõudsime autosse, juht andis meil ise vett. Ma oleks saanud 10 € säästa. Me oleme nüüd oma hotellitoas ja osa package'id toodi meil ära. Me palusime, et kas me saaksime S-suuruses kõik asjad hotelli. Nii et siin on mingid asjad ja oh my god, I can't wait, ma hakkan kohe selga proovima. Meil on pool tundi aega, et leida kuskilt hommikusöök. Lähme siia siis. Lähme kebabi kohta hommikus sööma. Yukarıya yaparlar. Şuraya bir kemer makinamız var bizim burada. Buraya bir kemer dikişi. Hani şu araya konulabilir. See on hea praegu, me oleme siin Serkani juures. Rääkisime, mis mure meil on pükstega ja nüüd ütles, et tavai, nad kohe proovivad selle asja ära lahendada. Only one here or another one here? You tell me, whatever. We need to make it secure, you know, it's gonna work. Diyorum, hani onu engellemenin yolu 2 tarafa yapmaksa da. Näete, siin siis valmivadki mu pusad ja teesärgid. Triigitakse kvaliteedikontroll. Siin on siis jah, esimene kontroll, mis teostatakse. Siis see läheb edasi triikimisse, uuesti teise kontrolli ja lõpuks siis saadetakse see pakendamisse. Ja siis see läheb kasti sisse ja siis see tuleb Eestisse ja siis teie saate neid osta. Kui põnev. Minu toit on siis siuke. Märtenil on siuke. Kätte on jõudnud reede. Nüüd olime hommikus sööma kuskile kohta. Käisime apteegist läbi, sest mul tahab ohatist tulla, not cool. Ja täna on meil tegelikult terve päev suhteliselt nagu vaba. Õhtul me peaksime saama Velvetit pükse uuesti näha, sest nagu ma ütlesin, neid tehti ümber. Nii et ma ei teagi, meil on täna nagu suht vaba kava, et apteegist lubasin ühele followerile mingit hambavalu pulbrit tuua lapsele, see on olemas.
nii et meil ei olegi tegelikult ausalt öeldes plaane, ma tahtsin siia maitseaine poodi minna, maitseainet osta. Ta on kodus proovida teha mingit plöga, mingit punast plöga, mida nad siin igal pool söövad jube maitsema. kuigi Serkan vist kodus helistas ka naisele, et kas neil on seda, et annab meile seda õiget kaasa. Okei. Ühesõnaga, ma arvan, et me natuke jalutame ringi ja vaatame, mis siin pakutakse. Aga nüüd ma pean hommikust hakkama sööma, see looks delicious. Nadi lugu on nüüd see, et meile anti ajutised boarding kaardid ja nüüd me peame lihtsalt minema gate'i ja ootama seal. Ja meil boarding hakkab poole tunni pärast. Ja siis nad ütlevad poole tunni pärast, kas me mahume lennule, kuhu meil literaali olid piletid, aga pole kohta või mitte. Ja me oleme 2 tundi siin lennujaamas olnud, me oleme seisnud mingi miljonis järjekorras, turvajärjekorras, passijärjekorras. Ja kui me ei saa nüüd lennule, siis me peame kõik kogu selle tee tagasi minema, jälle kõik turvakontrollid läbi käima. Ja siis homme, kui me üldse saame homseks pileti, me uuesti selle teekonna läbima ja oh my god, ma ei taha, mul on siuke uni peal ausalt. Aga noh, elu on seiklus. No nii, nagu te näete, meie järgmine klipp ei ole lennukis. Me oleme hoopis Istanbuli lennujaamas, kus me alustame uut elu. Aeg on hakata türgi keelt õppima. Oskad sa midagi? Kmerrevast on Erkerest Euroopa. Sa mõtlesid välja selle nimest? Ei. Mõtlesin, mul on koll jumala ees. Jah, ühesõnaga see töötaja jättis meid siia vedele. Võts passid ära, läks minema. Nii et me ütlesime, et me tahame siia lennujaama hotelli jääda, et me ei peaks hommikul vara hakkama kõiki neid kontrolle siin läbima. Siis ta terve aeg ütles ja siis jõudsime siia, siis ta oli mingi ei, aga me saadame teid 5 tärni hotelli. Ma ei taha minna tund aega siit ära sõita. Nii et me jääme siia. No ja need kontrollid on veel jubedamad. Aga no peaasi, et annab meile uued boarding passid ja siis vaatame edasi, mis saab. Nii, nüüd me lähme vaatame, kas me leiame selle lennujaama hotelli üles. Ma pean ütlema, et see Turkishi töötaja ei saanud väga hästi mitte millestki aru, aga pole hullu. Äkki see on ta esimene päev. Võib-olla ta teeskles, ta ei viitsinud võib-olla tegeleda väga, aga ühesõnaga lähme otsime hotelli. Ja nagu Märten ütles, algab uus dokumentaalseri. 12 tundi lennujaamas. Surviving, jah. Aga tead, irooniline on see, et ma olen siin lennujaamas nii palju olnud ja mulle tegelikult väga meeldib see lennujaam. Et võib-olla taevaisa mõtleski, et las ma siis naudin seda natuke rohkem. Mu lemmik on see, et see tõesti on nagu mingi Rootsi kruiisil oleks praegu. Ja kui teid huvitab, siis see tuba maksis 449 €. Kuradi Burmanis saab ka sama rahaga toa, aga ma miski pärast arvan, et see tuba nii ilus ei ole. Meil pole isegi akent, laevas on ainult akent. Ma oleks nagu tead seal all. Nii, ma kohe näitan teile tuba. Alumistes kajutites. Kas see on nii kauka? Ja see on kõik. See on nagu hullumaja palati. Olge möönd, ei, see on natuke nagu... Ja vaata, siin on fake aken. Ta valetas meile. See on natuke siuke futuristlik. Nojah. Mul on praegu 0,5 peal, kui ta päriselt aru saaksite, kui väike see tuba on. Ma võiksin siia lamada põhimõtteliselt. Viska pikali korra. Nagu maha. No niimoodi ulatangi, näe. Jah. Nii, ja kuulge, tegelikult 2 tasuta vett. Ja saad laadida. Ma arvasin alguses, et see on mähkimislaud, aga see on vist söögilaud, et sa saad nagu telekat vaadata ja siis... See on nagu tuleviku... Ma olen natuke nagu tulevikus, mina ütleks, kui ma vaatan, siin on mingid nupud. RGB, tuled. Oota, mis ma teen? Ma ei tea, ma vajutsin ka midagi. Oi, kraadid on 72 Fahrenheit on siin sees. Nii, siin on dušikabiin ja WC klaasist uksega. Ütleme nii, et see viib meie suhte nüüd uuele tasandile, sellest, et me ei ole kumbki. I'm gonna hear you fart. Külmkapp, mis on täiesti tühi. Aga me saame ju minna Duty Free'st. Me saame nüüd minna igale poole ja Duty Free on täna viimane koht, kuhu ma läheks. Ma tahaksin süüa, ma ei ole kunagi siin food courtis käinud. Seal on ainult McDonald's. Ja seda me vihkame, McDonald's on täis. Seal on palju muid restorane. Palju aega. Ja.
palun vaadake selle voodis. kellele see voodisõhtud on? Kääbustele. Kõva on ka natuke, aga see on hea iseenesest. Ma tead. Minu plaan on minna poodi sööma, massaaži, jooma, pediküüri, juuksurisse, siis magama. Äkki see on isegi diskoteek. Okay. Nagu Rootsi laeva peal. Me tulime kuskile sööma ja siin on sellised hinnad, et kui meie tuba on Burmani hinnaga, siis suvaline lennujaama restoran on kallim kui mingi 5 tärni restoran. Michelini staari restoran. Aga musi, you deserve it. Meil on see Turkish Airi raha siin. Seda küll. Seda küll. Sorry, ma olen full hüsteerias, aga kokteilid on 30 €. The fuck? Meil on kell 9 õhtul. Märten käis poes. Tõi sellised asju ja minu üllatuseks ka siukse karbitäie. Oi, siin on veel fontat ja õunamahla. Aga kus sa siukse õnniku said? Oli seal mingi lahtine see. Nagu prügikasti kõrval. Täpselt. Näe, sool ka sulle. Vaat see on teenindus. Arusaadav. Kui me Istanbulist tagasi tulime, siis mina kohe läksin, võtsin sea. Oi, mul on jälle kaamera nii sitane. Me oleme kodus ja ma jõudnud 2 minutitki kodus olla, kui me oleme juba avatud talude päeval. Sellepärast, et me toome notsu. Tere! Vaadake, kui suur kukk. Appi, kui ilus. Nii, see on nende notsude issi, Oskar. Tšau! Tšau! Esimene kord, kui ma katsun notsut. Täiesti esimene kord. Või peab tee värav lahti? Värav või? Jah. Noh, tšauki. Nüüd esimene missioon on siga kätte saada. Kas te saate aru, et see on mu unistuste elu, mis siin toimub? Igal pool lihtsalt on midagi. Tere kits! Tere kits! Hello! Oi, perse mulle. Sitta lendab Itaale kooli. Ema rahulikult sööb. Ei no perset tema toitu kõige. Ja mul sellest sea pidamises siin vabandagi ootab, kuni ma sügaksin seda. Me ei ole vahepeal üldse palju filminud, sest et sellega niimoodi, et kuna kui vlogi, siis kuidagi unustad selle filmimise osa nagu ära. Aga eks ma räägin Milvist teile. Miks ma ütlen Milvi kui õhtu, nimi on Pepa tegelikult. Räägin Pepast teile kindlasti rohkem lähiajal. Tõin ta üles. Tuleks kohe terrassile. Tšau, Notsu. Vaata, et sa alla ei hüppa, on ju? On ju? Ära korda. Appi ja tulin koju, mõtlesin, vaatan aeda. Kuule, what? Kui suur. Ise kasvatasin. Vaadake siia. What? Kui suur see veel on. Oh my dear lord. Lordi lord. Kas siin on veel midagi? Mis siis siin on mingid? Need on mingi ära surnud siia. Need mingid siuksed asjad. Need mõtleme ära. Kanad võite ära süüa. See on ka allitanud natuke. See ka, persse, miks te ära allitasite? Mis õigusega? Äkki siit tuleb veel mõni kollane. Okei, huvitav. Mis siin toimub? Siin kasvab... Kuule, aga siin peaks redised kasvama, jah. Okei, see on mingi hallitanud redis. See on nagu otsast hallitanud redis. Nagu poolenisti maa pealt väljas, sellepärast ma ei teagi, mida kosta nüüd. Vettinud keisse siin. No ütle nii, et ossa vana pele, vaata, mis siin on.
ma ei ole küll mingi redisekasvatusekspert, aga vaadake, selle kasvatasin ka ise. Oh my god. No mine ära, siukse asja olen ka kasvatanud. Ja veel üks. Teate, ma ei ole nüüd kordagi kostnud isegi. Oi, ja mis sina oled? Keegi on sind söönud natuke. Oi, ja siin on veel üks. Aga keegi on sind jälle otsast söönud. Saak on hea. Siis loomulikult meil oli Skinny Legendi shoot. Selline on toaseis üks päev enne shooti. Ma hakkan asju arutama ja selle jaoks tuleb see stange kokku panna. Näiteks neid S-suuruses, seda, mida ma aurutan praegu, seda ei olegi rohkem. Ma pean võtma selle sama, mis mul endal seljas oli. Jaa. Ma ei tea, kus need said, kus nad kadusid. Ma pole elu sees midagi sellist teinud. No kõige jaoks on üks kord. Ma olen photoshootidel küll elus teinud, aga nagu ma olen sinna lihtsalt kohale ilmunud, mitte mõelnud, et mida keegi selga peab panema ja kus me pildistame ja mismoodi me pildistame ja ma olen nii stressed out. Mul on selline tunne, et ma tahaks nutta. Aga ma ei saa, sest mul ei ole aega, mul on vaja arutada. Kas on vaja kukkuda? Iga kord, kui on maha kukkunud, siis ma kukkunud kassikarbad sisse. Tead, ma lihtsalt mõtlen, et jumal tänatud, et ma ise selle saatmisega tegelema ei pea, sest et see ajaks mul küll kuuli nii kokku. Mitte, et me veel teaks, kes seda teeb, aga... mul on palav. I'm scared. Kas ma seda aurutasin juba? Oled sa aurutatud, või? Ei ole. Ma isegi ei tea, mis suurusel kaasa võtta. Võtab kõike lihtsalt. Täna on 29. juuli ja mina olen fotostuudio taga parklas, ootan Kerlit ja Kristinat, sest täna lõpuks on siis Skinny Legendi photoshoot. Meil pidi olema alguses 3 modelli, mina, Kristina ja Kaisa Kuusnõmm, aga Kaisal juhtus hommikul õnnetus, ta lõi oma pea ära, tal on pea lõhki. Nii et saame siis Kristinaga ehk kahekesti hakkama. Ma pean ütlema, et naljakas on see, et novembris sõitsime me Türki niimoodi, et me mõtlesime, et okei, hakkame kuskilt otsast pihta sellega. Sama päev ostsime piletit Türki 2 päeva hiljemaks, siis läksime esimest korda Istanbuli ja nüüd mul on auto täis näidiseid. Nii kiiresti, ainult 9 kuud, nagu nauhti. Aga ma olen väga rahul. Ma loodan, et Kristinale ka asjad sobivad. Ma tahaks öelda, et ma loodan, et me saame ilusad pildid, aga ma tean, et me saame ilusad pildid, sest Kerli teeb need. Ja Märten on juba koduka nagu peaaegu valmis saanud, et põhimõtteliselt meil on küll tootja poolt kõik need mõõdud olemas, aga ma tahaks ikka ise igaks juhuks kõik need asjad ära mõõta, et oleks kodukal kõik nagu info olemas. Ja ma ei tea, tahaks loota, et siis mingi paari nädala pärast võiks juba ilmik pihta hakata. Väga põnev, väga põnev. Ma ei tea, ma ütlen, ma olin eile nagu nii pinges kuidagi selle tänase pildistamisel. Ma isegi ei tea, miks ma nii pinges olin, aga kuidagi keegi teine ei ole väga neid asju üldse näppida saanud. Mina, Märten, Raaguelile andsin eile pusa, sest ta tõi mulle stange mu suurimal hädamomendil. Aga okei, tegelikult katsuda on ikka saanud, ma olen mingid näidiseid saanud, aga nagu selles suhtes neid õigeid pole keegi nagu selge pannud, värki, särki. Nii et ma olen väga excited, väga põnevil. Muidugi suur töö on veel selles suhtes ees, et nüüd tuleb kuidagi Eestisse ka saada, aga tead, see on tulevik muusika. Mulle meeldib see, et mul ei ole ühtegi kruvi enam alles, nii võtsin teibi kaasa ja it works. Nii et nüüd ma pean ainult asjad siia kuidagi peale panema ja siis vaatab edasi. See on nüüd väga professionaalne siin, aga nii see on. Selline on elu lihtsalt. Ära nüüd ära libise. Ootame endiselt Kerlit ja Kristinat. Meil oli Skinny Legendi launch
mis lõppes meie jaoks sellega, et Pepa sai õue ja sai plagas siin majade vahel. See oli väga-väga scary, rohkem ma teda ei ole julgenud nagu õue viia, et ma meelega ka tegelikult ka ei viinud, ma tahtsin lihtsalt, et ta saaks nagu vaikselt teda harjutada õues pissil käimisega, sest praegu nagu te näete, ta mu magamiskohast, ta pissib mu terrassile. Siis ma mõtlesin, ma panen teda traksid jalga, et noh, et ta juba vaikselt harjub meiega, et äkki saan teda siis allkorrusel hoida, et seal ta saaks ju aias pissil käia. See Sindri rebis endal need traksid seljast ära ja pani plagama. Aga ühesõnaga lõpp ja kõik ja kätte, mida saime. Ja laias lastusega me olemegi siin kõige rohkem tegelenud Maljulandiga, Skinny Legendiga, mis veel, midagi siin õues Märten tahab, mina tahan, Märten ehitab kanamaja natuke suuremaks. Vahepeal mõtlen, et mis me siin ikka vlogime, midagi eriti ju ei toimu. Aga näed, tegelikult tuli mingi betooniauto meile. Eks Märten teab paremini. Aga kummikumeister. Möödunud on mingi 100 tundi, ma unustasin üldse ära, et siin õues midagi toimub, aga näete. Märten on kummikud jalad, ilusti teeb. See terrass, mis ta eelmine aasta ehitas, oli muidu nagu tore küll, aga me ei mõelnud, et selle pealt sitta kraapida oli nagu väga horrific, nii et nüüd on ehk parem. Või no ilmselt ongi. Ongi tubli mees. Vaadake nagu väike mõmmi. Ja nüüd on meil tegelikult siuke plaan, et oleks vaja leida mingi ehitaja või 2, kes meil selle tehnoruumiga nagu korda teeksid, et seal oleks üks sein vaja juurde ehitada, et loomad ei saaks sinna, kus meil need küttesüsteemid ja asjad on, ära pahteldada, värvida, valgustid ilusti panna, sest et kui külmaks läheb, siis merisead ja jänesed ikkagi peavad tuppu tagasi tulema. Et siuksed plaanid on ja nüüd eile mul tuli siuke plaan, et ma tahan elutuppa elutuppa ühte riiulit ja siis sellega seoses ma tahaks seina värvida. Ühesõnaga, meil on vaja täna IKEA-sse minna, aga meil on vaja see eelmine vlog kokku saada, nii et ma annan nüüd selle video, annan Märtenile, siis ta peab eelmise vlogi kokku ja siis me hakkame uutega pihta. Nii et I'm so sorry, et meil vahepeal nagu vlogiga lappes selleks, et tõesti, kui on nii palju muid asju teha, siis lihtsalt ei jaksa. Ja mul on nagu see ka, et kui ma tean, et eelmine vlog pole väljas, siis ma kuidagi filmi juurde ka, just ma tean, et läheb nii lappesse, vaata. Teeme selle eelmise valmis ja mina hakkan filmima. I promise.